Tere hommikust. Siin võitlesin oma juustega praegu just. Juuksed kinni, juuksed lahti. Ma ei tulnud seda rääkima. Nii kui hakkasin, panin filmi käima, kohe tõmbasin juuksed niimoodi. Ja see on, teate, tuleb vist sealt lapsepõlves, seepärast, et siis pidi alati juuksed kinni olema. Vaadake, kui ilus. Sõnu polegi vaja. Sossu on. Tegelikult tahtsin nüüd asja küll rääkida. Ma valmistun tegelikult siin vaimselt kohtumiseks Zoomi teel klientidega ja aitäh usalduse eest. Ma tegelikult olen nii õnnelik selles osas, et kõik on täpselt nii, nagu ma kunagi lapsena unistasin. Ja ma tean väga hästi, see tuleb ühest numbrist ka, sünnikaardis ikka ma tahan alati tõestust saada. Mitte alati, aga ikkagi mul on nii hea meel, et mul on nüüd see numeroloogia siin kõrval, sest tegelikult need numbrid ei valeta. Jah, me võime endale valetada, aga numbrid ei valeta. Ja võtan üks selline number. Näed, ma hakkasin mõtlema, mida ma teile täna räägin, aga iseenesest hakkab tulema. Et igatsus oli teie järgi lihtsalt tulla hommikul teiega rääkima. Ja juba on päike taevas, nii et pole mingi hommik. Näed, hüppan jälle jutuga, eks ju. Kui teil on 19, no eriti chill on siis, kui te olete veel 19. päeval sündinud või aasta panete seal kokku, tuleb 19. Või siis elude number liidate kokku, kõik oma sünnipäeva, kuu ja aasta. Ja siis enne seda tuleb, enne ühte tuleb siis 19, siis tuleb 10 ja siis tuleb 1. Vaat, mõelge selle peale. Mida sina unistasid lapsepõlves? Ja teate, kui kurb on? Üks selline hästi kurb asi on see, et väga paljud ütlevad, et mina ei mäleta. No võt siis, kui sa ei mäleta ja sa kogu aeg tahaksid seda kuidagi meenutada vägis. Issand jumal, haug on siin, mine kanni. Tasa. Kalamehed peab tasa olema. Näed, tuli üks teade. Ja. Üks kala on siin, ma ei tea, kas te näete. Te ei näe vist arvatavasti. Ühesõnaga, vaata, need hakkasid liikuma, need asjad seal. Nii kihvt on. Ükskord me istusime elukaaslasega siin, kus me istume peale sauna ja siis jälgisime seda roostik on see vist äkki. Ja siis saad aru, täpselt näed, kuidas läheb lahku niimoodi, siis see liigub see mingi suurem elukas seal. Hästi lahe oli, siis mingi aeg siis tuleb täiesti mingi kohas läheb kõik maha, siis tuleb jälle üles. No võt, okei, lähme numeroloogi juurde. Ja, et väga paljud ütlevad, et nemad ei mäleta, mida nad lapsepõlvest tahtsid. Aga teate, see mäletamine, see võib tulla täitsa 1-2 lihtsalt, siis kui sa lased lihtsalt endal olla, endal olemine. Vaat Eva Lepiku käest küsiti ka, et kas ta mediteerib või visualiseerib või mina küsisin temalt. Ma olen ta neid videoid vaadanud, kuulanud, siis ja Carl Jungi muidugi ka, siis seal ju öeldaksegi, et tegelikult sa oledki juba see, siis lihtsalt, et lase endal ollagi see, kes sa tegelikult tahad olla. Me kuidagi lähme nii kiiresti raamidesse ja kuidagi kõik seotud minu juustega. Miks mul on automaatselt kogu aeg see, et ma panen juuksed kinni? Sellest, et mina mäletan seda oma lapsepõlves, et enne kooli minekut siis ema ja siis veel mingi keegi tädi vahepeal isegi käis, kui ema oli tööl. Siis kogu aeg tõmbas punupatsid juustesse nii kõvasti, saad aru, et mul olid silmad aetud nagu mingi jaapanlasel niimoodi püsti. Ja kogu aeg, nii kui ma hommikul ärkan, ma panen kohe juuksed kinni. Üldjuhul mul pole üldse juuksed lahti. Vaatan, kuidas mul täna õnnestub siis juuksed lahti hoida. Ja ma olen alati kuidagi kadestanud neid naisi, kes oskavad juuksed lahti hoida. Võt, mul on mingi see jama küljes. Aga no vaatan, pool võitu. Ja mul on siin saba. Lüssiga lähme nüüd, vaatame vaarikaid natukene, topime neid suhu. Nii, 19 ja teate, kui huvitav on siin, ega siis mulle ju kirjutatakse päris mega huvitavalt, mis mulle tegelikult iseenesest meeldib. Aga ma pole koduleheküljele küll üles pannud, aga ma tahan teile ka ütelda, kui te olete nüüd nädalakese juba oodanud. siis ärge muretsege, teile kõigile ma vastan. Seda aeg-ajalt tuleb nagu nii palju, ma saangi aru. Siis kui ma teen mingi video, siis peale seda siis on mõtteid ja ma olen väga tänulik, et te jagategi neid, seepärast, et tore on kuulata, tore on lugeda.
neid asju, teie arvamusi. Ja noh, on selliseid koledaid ja kurbasid asju ka, mida ma vahest loen. Õnneks on neid harva. Aga no näiteks see, et ma tahan teile lihtsalt ütelda, toon ühe näite. Ma proovin sellise näite tuua, et see inimene, kui tunned ennast ära, siis sa tunned ennast ära, midagi teha ei ole. Aga ma ei kasuta seda numbrit, ma kasutan ühte teist numbrit, ma ei kasuta üldse numbreid. Siis teate, kui ma räägin mingitest numbritest, siis ma räägin nendest erinevas versioonis erinevaid variante. Vaarikas, ma vaatan, kas uss on, ei ole. Nii, kui tundsid ennast puudutatuna ja tahad räigelt vastu võidelda, vastu vaielda ja siis veel kirjutad ka mulle, no teid aeg-ajalt ikka viskab, siis soomlane ütleb, no voi, mis ma ikka teen. Siis enne, kui mina üldse numeroloogiasse läksin, siis ma kuulasin ka selliseid paar YouTube'i kanalit, mis mul praegu ka lemmikud ikka. Ja noh, kuulasin ju 16 kogu aeg. Siis ma kuidagi elude numbrile ei visanud tähelepanu. No nii nagu te olete kuulnud ka oma esimestes videotes, ma ei räägi väga palju elude numbritest. Nüüd ma räägin seda, teist ja kolmandat, kõik asjad risti-rästi. Aga siis kihvt oli ju kuulata, kui räägiti 16 nagu lahedaid jutte. Nii. Siis kui tuli nagu nõmedat juttu, seda ka oli, siis ma mõtlen, mis asja nagu nii nõme, niimoodi ütleb, nagu mina küll selline ei ole, nagu päriselt ei ole. Noh, ja siis nüüd, kui ma ise numeroloogias olen, siis ma saangi aru, et on see miinus ja plusspool, eks ju. Ja noh, kui ma nüüd nagu päriselt niimoodi teiega ausalt ütlen, siis no loomulikult neid nõmedaid 16 iseloomujooni on mul ka olnud. Ja need aeg-ajalt tahavad aktiviseeruda, aga nüüd ma oskan seda kontrollida. See ongi see asi, mida ma ka teile ütlen, et noh, te võite trampida jalgu ja ütelda, et minus kunagi sellist asja pole olnud. No siis ei ole, no mis ma teen? No, sinu asi nagu. Ma ei oska mitte midagi isegi paremini nagu öelda, et no või. Aga see, et tegelikult lasta ennast lõdvaks ja siis tunnistada endale, et kurja, ma olen ikka seal küll ikka täiega siga olnud. Noh, oli siis oli, issand, ole rahulik. Me ei saa olla, see minu eesmärk, ma ütlen, et me ei saa olla. Minu eesmärk ei ole üldse ütelda, et mina olen täiuslik või keegi sina või teine või kolmas. See on normaalne elu, et me eksimegi aeg-ajalt. Et ärge hirmsasti tahke endale tõestada või minule tõestada või ükskõik kellele seal, Tiinale, Joosepile, Teedule, ma ei tea, mida iganes, kes teil seal lähedal on. Te ei pea tõestama, olge lihtsalt oma ette, mõelge rahulikult neid asju. Ja väga kihvtilt ju veel läheb ju see, et kui sa veel tead oma elude numbrit, on ju, kui ma räägin näiteks mingisugusest 16, mingisugusest endast, on ju, siis ja noh, minu elude number on 8. Aga sina näiteks 16 ja sinu elude number on hoopis võib-olla 2. Täiesti 2 erinevat inimest. On ju? Ja siis, kui näiteks sünniaastad ja kuu ei lähe ka niimoodi kokku, ma räägin ainult numbrist, sünnipäevast, ainult ühest numbrist, sinu selles kogu 40 numbrite seast, mis sul kõik sünnikaardist välja lopsab. Ja seal on ka vaja ka vaadata, et mis on kõige rohkem sul seal, mis seal esindib, issand, mis keelt ma kasutan, mitte mingit keelt. No võt, esineb, on, ma ei tea, kuidas seda öelda. No et nii ongi. Lahe on selles suhtes lugeda. Et kui ma näen, kuidas hullult võideldakse ja mida iganes, siis ma mõtlen, noh, ei sitte. Kui eesmärk on mind närvi ajada, siis ei õnnestu. Kui eesmärk on tulla teile siia mingit videot tegema, see õnnestub. Sest ma olen olnud seal kohas, kus te olete. Ma olen selle kõik läbi elanud. No tuleme siis siia, mis ma tahan hullult rääkida. Nüüd kui räägime siis sellest Carl Jungist, mis see nüüd vaarikad on, aga natuke sinna kidud. Carl Jungist, siis kui ma olen rääkinud, selgelt nägemise prille on vaja. Väga hea. Siis kui ma olen teile rääkinud, siis kui te edukuse koodi viimased numbrid 2 tükki kokku liidate, te saate 12 või 15. Väga paljudel on see.
Viimasel ajal nüüd tulevad mul kliendid, kellel on seal keskel 21, ma eile rääkisin 21, siis teate, kui huvitav. Cardi Jungi maailmas on ju vaata vari ja valgus, eks ju, ja empaadid ja teate, enamus nendest inimestest ongi need empaadid. Ja vaat siis, kui sa teed korraks silma lahti, hakkad mõtlema, et kas sa oled elanud oma unistusi või täitnud kellegi unistusi kogu elu. No päris tõsiselt, sa ei pea mulle kirjutama mitte midagi, lihtsalt enda sees käi see läbi. Ja teate, kui palju võimalusi on just sellel samal, kellel on see suguvõsa karma õppetunnis 12 ja 15. Ja teie elu, mina 15 sealt keskelt, meie elu siis ei ole mingi meelakkumine kuni mingisugune 40. Uskuge mind. Aga no võtke seda kui naudingut, selles suhtes, et peale seda on ju kõik tšiki-priki, kui sa hakkad endast aru saama. Miks see sünnikaart vajalik on või mida ma soovitan? Ma avastan ju endas kogu aeg midagi. Ma teen seda täiesti tööks ja ma kogu aeg avastan endas midagi. Eile ka ühele kirjalikule kliendile analüüsi tehes, siis ma mõtlen, et ma tean ju nii hästi, kuidas see 15, mida see teeb ja mida tegema pean ja kõik asju vaatan, mõtlen, ei tea, ma pean sellega ikka küll aeg-ajalt puusse. No pole midagi. Aga ma olen kogu aeg selle asja sees. Vot, ehk siis ma ei tea, kuhu see jutt kõik viib, miks ma seda teile tahan rääkida, aga teate, ainuke asi, mida inimesed kõik vajaksid, on see, et rahu, veel kord rahu. Karlsson katusel vist ütles niimoodi, on ju? Lihtsalt olge ja hakake kuulama, mis teie sees toimub. Selleks, et või selle asemel, et kõigepealt minna ja süüdistada kedagi, ükskõik keda, milleskis, vaid see, et lihtsalt vaata, miks sa oled selles olukorras, kus sa seal oled praegu. Kui sul on sünnikaart, sünnikaardi analüüs astroloogiline või on numeroloogiline või human design, loe see uuesti läbi. Eile näiteks ka Rutt Maal, temaga tegime selle podcasti versiooni, tema siis oli intervjueerija. Ja tema lehel siis näeb seda avalikult praegu videot, ma lubasin, et ma panen siis nädala pärast oma lehele selle, aga klubilised juba näevad. Siis kui ma nüüd ei eksi, siis Rutt jagas ka seda linki, kus saab vaadata selle Cardi Jungi seda testi teha. Ma ei tea, miks ma seda praegu rääkida tahan. Siis ma tegin ka selle testi ära, aga see oli kuidagi huvitavalt ka, osad asjad olid tasuta, aga seal tuleb hästi palju informatsiooni välja. Ja siis ka ma enam-vähem tean enda asjadest midagi ja siis vaatan ka, et kurre päris hästi, hea vaatenurk oli. Ja jälle siis lihtsalt oma ette niimoodi vussardan ja mõtlen ja mis siin ikka. See on minu arvamus ja minu soovitus teile, et vaadake enda sisse. Et kui palju me tegelikult elame või kui kaua me elame tegelikult teiste elu. Ja aeg-ajalt ikka teeme seda ja täiskasvanuna, isegi sina, kui sa seal üksinda elad ja sa ütled, mina küll kellegi elu ei ela. Okei. Vaata siis, kui palju sa näiteks laste eest hoolt kannad, täiskasvanud laste eest, lastelaste eest. Kui palju sa saad olla see, kes sa oled, eriti teie, kellel on see suguvõsa karma õpetanud 12 või 15. No selle te saate niimoodi teada ka, et kui te edukuse koodi viimased 2 numbrit kokku liidate, siis te saate sealt selle numbri. Kui sünnikaart ei ole, siis seda numeroloogilist. Ja tulles tagasi selle peale, et kui te teete nüüd mingid, olete ametis, mida te olete pikalt olnud, et saate aru, et sealt tökib midagi. Tökib tähendab seda, et enam ei toimi, vaata. Või nagu enam kliente ei tule või midagi nagu valesti. Siis võib-olla on aeg lihtsalt teha restart ja vaadata natukene sinna kaugemale. Ja see, mis ma ütlen teile päris tõsiselt, on see, et issand, kui ilus päike on. Seda ma ei tahtnud öelda. Seda ka. Siis mõtlen praegu, et ma peaks õue kolima, hoopis õues tööd tegema. Et vaadake seda, mõelge selle peale, isegi kui teil pole 19, siis kelleks te unistasite suureks saada? Ma küll räägin seda sama juttu nüüd on ju, aga midagi teha ei ole, ma tahan ikka seda ütelda teile. Mina mäletan ainukene asi, mida mina tahtsin elus kunagi noorena, tahtsin järve ääres elada. Ja siis ma tahtsin teha sellist tööd, et ma ei peaks olema terve päeva kuskil nagu ruumis. Aga noorena ma ei teadnud, mida see tähendab, seepärast, et minu lapsepõlv on liikunud siis, kuidas ma ütlen, ma üldse nagu ei nurise, absoluutselt mitte.
aga see on olnud siis ühest laudast teise. Väikses külas, kus ma olen pärit, siis kõik laudad, mis olid vähegi võimalikud, siis me noorena juba tegime lautadest tööd enne kooli, pärast kooli, kooliaeg, ma ei tea isegi, risti. Et aga lihtsalt see, et ma tahtsin hullult, et oleks selline, ma isegi ei teadnud, et on olemas online töö, vaata sellel ajal. Aga ma teadsin, et ma tahan sellist tööd teha. Aga no ma jõudsin siia selle 45-aastasena alles. 46, oota, praegu me 48. Ma tegelikult isegi arvan, et 48-na täielikult. Sest enne kui ma nüüd siia jõudsin, siis enne seda ma tegin veel paralleelselt ka mingeid teisi asju. Ja. Noh, ja kui nüüd tulla veel natuke minu juurde, ma tean, et sa pole küsinud, aga kuidagi tahan öelda, et kas ma siin numeroloogias ju olen ju kogu aeg ja tean oma miinuseid ja plusse. Minu kõige suurem miinus on see, et ma ei oska puhata. Ma tunnen kohe süüdi ennast, kui ma lihtsalt olen. Vaata, kui suur õppetund on ju. Ma pean seda õppima. Just see, et saada ära see süütunne. Seepärast, et mina tajun väga tugevalt neid asju, et ma elan justkui nagu kellegi jaoks. Ja see tuleb jälle, me saame siin süüdistada on ju nõukaaega, lapsepõlve ja nii edasi, aga see ei ole koht, kus süüdistada. See on see koht, kus me peame nagu aru saama, mida teisiti teha iseenda jaoks. Juuksed on laiali. Näed, kui harjumatu praegu täiega õpin seda, et mul on juuksed lahti. Häirib tohutult. Kogu aeg tahaks vaata niimoodi panen kinni. Vaatame. Mul on täna paar kohtumist, üks podcast ka. Kas mul on juuksed lahti siis või ei ole? Väike test. Kuidas Merike vastu peab? Näed. Ja nagu te olete näinud mu neid väikseid tirtsusid, nendel on kogu aeg patsid peas. Täna hommiku tegin patse ja nad on harjunud muidugi sellega. Siis ma mõtlesin, et äkki ma peaks neid ka vabaks laskma, et selles suhtes tegema sellise soengu. Nad on tüdrukud ikkagi. Peaks tegema soengu, vaata, kus neil on näiteks tukk või niimoodi. Ma mõtlesin, see on meie hommikune ainuke selline musitamise ja helitamise hetk, kus ma neil patsikesed teen ja Lüssu. Näete? Lüssi. Jee. Ja siis meil on selline üksteise helitamine, naiste värk. Ja siis aga kui ma neid patse ei tee, eks me musitame ikka päeva jooksul mitmeid kordi tirtsudega, ka naiste värk ikka. Ja aga mis siis saab, kui neil ei ole patse, nii et ma mõtlesin, et eks siis vaata, lähen rahulikult. Vaat nii ongi. Nüüd ma rääkisin nagu sõbrannaga juttu siin, aga eks me olemegi siin kõik energeetiliselt seotud sõbrad ja sõbrannad. Ja siis minu üks teine pahe on see, mis tuleb nüüd sellest videos ka välja. Ma ei ütleks isegi, et see pahe on, see on pigem see, et ma ei oska ennast teistmoodi kaitsta. Ja üldse küsimus ei olegi nagu kaitsmises, aga see, et eriti nüüd, kui ma siin numeroloogias olen ja neid numbreid näen kogu aeg ja inimesi analüüsin ja siis need inimesed saavad vahest valesti aru. Siis neid on õnneks vähe, väga vähe. Nii et kui sina, kes oled paar korda mulle kirjutanud ja veel mingi aeg kirjutan, nüüd sa tunned ennast puudutatuna, aga see on sinu probleem, ma ütlen kahjuks. Ma ei võta seda enda õlgedele. Ja sellised, kes arvavad, et nüüd me oleme nagu sõbrad surmani. On ju, ma teadsin kohe, mida sa hakkad mõtlema. Sa mõtled, et issand jumal, aga ma olen ka Meriksele kirjutanud, vahepeal häälsõnumeid saatnud ja mida iganes. Et äkki ma olen üle nagu pingutanud. Ära muretse. See ei ole sina. Seal on teised tüübid. Ja siis mõned, kes tahavad ütelda, kuhu ma peaks kuuluma või mida ma peaks tegema ja siis üleüldse, et kas sa näed seda ja teist ja kolmandat. Aga kas ma pean nägema? Võib-olla ma pole veel valmis nägema. Ja miks ma pean tegema niimoodi, nagu sina tahad? Ma pean kõigepealt ise aru saama asjadest. Võib-olla ise mingid ämbrid läbi veel käima. On ju? Vaat, kes tundis puudutatuna ja kui te näete, et te minuga millegipärast ühendust ei saa, siis minu üks kõige suuremaid selliseid huvitavaid väljakutseid, vigasid, apsakaid on see, et ma lihtsalt blokeerin ära inimese. Ma ei oska seda muud moodi nagu öelda. Ma ei oska teistmoodi teha. Sellest, et ma saan aru, kui on tulnud mingit hästi palju nagu mingit infot, mida surutakse mulle peale, mis mulle ei sobi. Ma ei oska seda paremini teha. Ma lähen lihtsalt nagu mängust välja, ütleme siis niimoodi. See on ainuke asi, kuidas ma oskan seda teha.
vanasti, kui telefoni ei olnud, siis ma lihtsalt ei mänginud nende inimestega. Ja ma olen noorepõlvest peale natuke teistsugune olnud. Pigem oli nii, et kuna mul olid sellised paksu raamiga prillid ja mu ema on ukrainlane siiamaani, ja siis, et minuga mängida ei tahetud. Seepärast, et esiteks ma olin kole suurte prillidega, konn. Ja ma olid küll hästi pikad juuksed ja kõik muud asjad. Siis ma nüüd olen täiskasvanuna aru saanud, et see on päris okidoki. Minuga ei peagi kogu aeg mängima. Ma oskasin juba lapsena hästi üksi olla. Aga mul puuduvad need numbrid nagu 99 edukuse koodi lõpus. Aga ma saan väga hästi aru, mis numbrid need on. Et vaadake, kui teil on ka näiteks edukuse koodis palju 7, see viitab ka sellele, et üksi olla on väga hea. Aga see ei tähenda, et nagu üksik olla. See tähendab seda, et üksi läbi käia mingeid asju. Seepärast, et selle 7 ja 9 on nagu väike oht. Väike eriti 9, kellel on edukuse koodi lõpus on 9 palju. Ja kui nad on väga eraklikud, jälle mina ei ole see, kes seda ütleb. Inimene peab ise tunnetama seda, et kus ta võib täiega nagu ära vajuda kuhugi mingi kummalisse maailma. Ja mina lihtsalt räägin, kuidas numbrid töötavad. Teie asi on see, mis te ise seal soperdate oma eludes. Mina ka ju soperdan. Ikka vahest ma jälle siin ütlen elukaasle, et täitsa pekkis, ma tean, kuidas see number töötab. Panin pange, pole midagi, tulen välja. Ja niimoodi, ma viskan enda üle iga tihti peale nalja. Ja vist elu on chill. Ja elu on hulga lihtsam kui see, mida me endale ette kujutame. Ja nii ongi. Ma pean lõpetama, sest ma ei tea üldse, mis kell on. Kell on jättu. Ja mul peaks varsti kohtumine hakkama. Okei, kuule, ega see midagi. Ma arvan, et ma panen selle üles selle video. Täna ma olen selline nagu väike töömees. Isegi paljajalu ei käi sellepärast, et ma ka lossipoiss jalas. Siis mul tundus, et mul see ikka gripp tahab natukene mängida minuga. Juuksed lahti, vaatame, kas siis mul on täna podcast, kas mul on juuksed lahti või ei ole. Saab põnev olema. Väike eksam. Tšau, tšau.